Tere tulemast Rumeeniasse! See on Cluj-Napoca ehk tudengilinn Põhja-Rumeenias. Siinne populatsioon on 290 000 inimest ning ligi 65 000 neist on tudengid. Peamiseks suhtluskeeleks Clujis on rumeenia keel, kuid räägitakse ka ungari ning inglise keeles. Tegemist on multikultuurse ning tehnoloogiliselt arenenud linnaga. Siinne startupi kultuur on võrreldav Tallinnaga. Cluj-Napocat kutsutakse siiski Rumeenia tudengilinnaks. Seega võtame luubi alla siinsete tudengite eluolud. Alustame ikka kõige põnevamast ehk rahast. Eesti keskmine brutokuupalk on ligikaudu 2000 eurot. Rumeenias on see ligi 200 eurot vähem ehk 1800 eurot. Milline rahaline seis on aga siinsetel õppuritel? I worked as a barman. How much do you get paid if that's not a secret? Around 600, 650. We have like 3 types of scholarships. Scholarship for food and clothes. Scholarship for if you are like poor and you don't have enough money. And if you have one parent family, in my case. How much do you get, do you know, for this scholarship? Yeah, almost 1,000 A month. a month, yeah. Vanemate ja riigi toetus on rumeenlastele oluline. Ilma selleta peavad paraku tudengid siiski kooli kõrvalt ka tööd tegema. Suurim osa rahast läheb koduarvete maksmisele, toidule ja pidudele. Milline on aga klassikaline kuulõpu eine, kui raha juba napib? In Romania we have zakuska. Yeah, it's some kind of paste made out of tomatoes and aubergine. And I ate that with ham, cheese and pickles. Nii, nüüd kohe hakkame proovima siis Rumeenia vaese tudengi einet, mis koosneb saiast, mille me siis röstisime ära, panime peale Rumeenia pärast zakuskat, mis on siis siuke tomati ja baklažaani mingisugune pasta segu. Selle peale siis omakorda juustu, sinki ja siis kõige peale natukene ka happukurki. Nii et laseme siis hea maitsta. Ma ise ei ole võib-olla nende asjade fänn, aga samas ei ole proovinud. Ma mõtlen peamiselt seda zakuskat siis. Aga kohe saame teada. Ütleme niimoodi, et maitseb nagu tavaline võileib. Ma ütleks, et see pasta on selline ketšupine. Ma väga baklažaani maitset seal ei tundnud. Ta oli ka natuke terav. Happukurk lisas värskust juurde. Sink ja juust, kõik teavad, kuidas see maitseb. Ma ütleks, et see meenutas pitsat, mingit odavat võib-olla pitsasaia või midagi sellist. Kui nälg väga näpistab, siis see kindlasti maitseb veel paremini, kui ta maitses praegu. Aga ma ütleks üks tagasihoidliku 6,5–10. Saime Rumeenia tudengitelt teada, et Cluj-Napoca ei ole tegelikult üldse nii odav linn, et siin on tooted isegi üsna tihti päris kallid. Nii et tulime siia kohalikku poodi, et see olukord üle vaadata. Näiteks siis üks populaarne krõpsubränd Pringles maksab siin 2,50 eurodes, aga Eestis on see 2,92. Ja samuti kõigi maailma rahvuste poolt armastatud Coca-Cola on siin näiteks kõigest 15 senti odavam kui Eestis, 2-liitrine pudel siis. Nüüd on meil näppude vahele sattunud Rumeenia kanamunad, mis on muuseas euro võrra kallimad kui Eestis. Siin on selline pakikene 2,55, Eestis on aga keskelt läbi 1,50 eurot. Kui rääkida pagaritoodetest, siis sai on Rumeenias 10 senti kallim, 500 grammine pakk, aga ei saa mainimata jätta, et selle kuupäev on siis 3 nädala pärast. Ja üldse, kui katsuda saia, siis ta on siuke kõva, et ei tundu nagu Eesti kodumaine pehme sai, nii et maksad rohkem, aga saad siis võib-olla pikema säilivuse. Lihaletist oleme leidnud siis seahakkliha ja kanarinafileed. Seahakkliha on siin tervelt 70 senti odavam kui Eestis, siis 500 grammine pakk. Ja kana on umbes sama kallis, mõnekümned sendid sinna-tänna, aga panite tähele, kui kollane see kana on. Et mina küll sellist väga ei julgeks endale sisse süüa.
ja kusjuures siin ei olegi muud valikut, selline kana on igal pool. Toidupoes saime sotid selgeks. Suures pildis on kõik veidi odavam kui Eestis. Kuid nagu vanasõna ütleb, siis erand kinnitab reeglit, näiteks kanamunade puhul. Milline oleks aga tudengi elu ilma pidudeta? Vastus on kindel, mitte mingine. Lõpetuseks viskame pilgu peale Rumeenia peokultuurile. Cluj-Napokas on 10 erinevaid baare ja ööklubisid. Ilusa ilma korral toimuvad ka festivalid, kus sööki-jooki pakutakse tänavatoidu stiilis. Bataadi friikate eest tuli välja käia 6,7 eurot. Väikse 250 milliliitrise kokteili sai soetada keskmiselt 6 euro ja 50 sendi eest. Rumeenlased on sooja südamega ning jutuka hingega inimesed. Kes teab, äkki oled just sina järgmine Eesti tudeng, kes Cluji õppima läheb.